kasvameedet siin. No põhimõtteliselt on see nipp on nagu selline tasuta asi. Selles nüüd natukene kahtlen, et ma siin selle naha peal teda karva võtma panen. No, kui sellised peenikesi siidusid saab lõigata, siis on hästi. Iga kord enne metsa minemist või matkale minemist Ta ei ole viitsis või, aga no eriti ei peagi. Aga vaata seal ülgimise juures on ka erinevaid etappe. Üks on naha maha võtmine füüsiliselt. Siis üks osa on sellised konksukanoad, millega siis seda siit teha. Seda lõik. Et mina küll ajan lihtsalt sihukese tavalise bussiga kõik need ära. Noh, ma ei tee ju iga päev hommikust õhtuni ei nüli kedagi, vaid seda ikkagi ei juhtu nüüd ju ülearu sageli. Et kui viitsimist on, siis võid neid konksuga nuge ju ka kaasast tassida või noh, olgu siis autos või. Kui te võrdlete nüüd Saarmaa ja Kopranahka, noh, see on selgelt näha, et temal see pealiskarv, see ohakas on igal juhul lühem. Aga kui te hakkate vaatama seda aluskarva, näete siit külje peal, nad on ikka üksjagu ühtemoodi. Et see on nüüd selge märk sellest, et Saarmas on ka puhtalt veelood. Et ta on ikkagi väga palju üle poole ajast üle vees. Ja just selleks, et ta külm ei hakkaks, peab tal olema see hästi tihe aluskarv. Et see on nüüd see vahe, et temal on aluskarv hästi tihe, kui jääb sooja ja märra seda vaja ei olnud, sellepärast temal vette vaja minna ei ole. See on ikkagi selline nii-öelda lapsekene. Vaadake, tal on ikka selline kolju selline, noh, tugevus on puudu. Vanal karul lähevad ka sarnaluud lähevad laiemaks, karu lähevad ka suuremaks, aga mitte päris niimoodi. See on üks hästi niisuguse tugeva ehitusega. Ja mis see siin oluline on, vaadake, mis lihased siia ära mahuvad? Lõualihased. Jahil olete, siis te peate ka seda looma bioloogiat hästi tundma ja teadma, kust lisanda näha, kust seda saab. Samamoodi ütleme ka fotograafia. Nii jahis peab olema palju õnne, kui fotograafias peab palju õnne. Aga noh, et kui sul õnne ei ole, siis võib ise ka midagi selle kasuks teha, et see ei tuleks samaduslikust resultaat, et selleks peab palju aega nägema. Hästi sine sikkune. Korraks segan, vaadake, et teil on mingi silmad kõikide pinnadel. Vaadake, kus täpselt sama kui mingi silmad peavad. Ja nad on hästi süült kollased silmad on küll, et see pilt oli siin hästi näha. See on nüüd selline üldine universaalne jahi asend. Näoga laske suunas, tõstate püssi ülesse, panete korralikult tõlga, nii et põsk on vastas ja 45 kraadi all püssi üles. Ja nüüd kummardate ette. Kuidas jalad lähevad, siis hakkab sõltama teist natukene. Sellepärast vaadake see, mis jahikäigus juhtub. See tihtilugu, näiteks just linnujahis või jänesejahis, satute olukorda, kus te kõndimise pealt tegelikult lasete. Tähendab, te jääte hetkeks seisu, kas või jooksu pealt. Ja nii kui sa paigale jäid, siis nendest jalgadest nagu väga, et kas ta on raiemalt või siiapoole, sinnapoole, et see ilmtingimata ei olegi nii oluline, kui see, et te saate sellise kindla seisaku. Vasak peal, juhul kui te olete paremakäeline, jääb siia ette umbes suunaga selle koha peal, kui see laskmise suund on ja parem jalg jääb niisuguse paraja nurga all. See sõltub teist natukene, kuidas ta enne kõige mugavam on. See lõpib aja jooksul ära. Kõige tähtsam, te lasete põlvest natukene kõverasse ja nüüd saate sellise kindla asendi. Ja vaat sellest asendist on teil kõige rohkem võimalik ükstapuha millisesse suunda lasta. Näe, sa võid kaugus. Jah. Kaal on ikka liiga vähe. Juba lase ära või? Rahulikult. Või sul õhupüsse, need olid liiga kerged. Läti lausud, mitte midagi. No 2-3 siis. Mitte väga hästi. Sain 5. Hästi. Halvasti. Miks? Me kõik 4 läksid mööda, siis sain viimase vitsa. Ei olnud esimest korda.
Jahilaagist tulin peamiselt ikkagi sellepärast, et jahist natukene rohkem teada saada, sellepärast, et kuigi minu isa on jahimees, ei ole mina jahiga otseselt nagu väga hästi kursis ja ma tahtsin rohkem teada saada selle kohta. Lahe. Põhimõtteliselt jahiga on minul selline suhe, et põhimõtteliselt ma olen nagu mingil määral patsientist sellepärast selles mõttes, et loomaviht on niisama kõmmutamine ei tundu mulle okei, aga selles mõttes ma saan aru, et seda on vaja näiteks loomade arvu piiramiseks. Praegu need loengus pikkus on ära vassitanud. 2 asja oli kõige ägedamad, olid see noavärk ja siis oli see ehete valmistuse värk. Üldiselt hästi, mulle meeldisid töötoad. Noade üritamine oli huvitav, sellest nahkade jutust ja koljude ja luude rääkimisest jäi mulle ka suhteliselt palju meelde ja muidugi see ehete tegemine ka vahepeal. See sama siin.